Marii Karell saab mingid halvad punktid minu pärast, et siis ma pean nüüd siin loksuma. Ma näen, et siin on bad weather, päike ei paista. juba vales lihas palju. Miks sa aitad teda? Meil on siin võistlus. Kui ma märgingi näiteks, et siin on udu, on ju. Inimestel tuleb teada, et sees on udu. Me reaalselt just keerasime politseiautoga siia sisse. Hoolimata veisi populaarsusest võib leida väga palju kriitikat selle kohta, et see juhatab vahel väga veidraid teid mööda. Sealt kaudu. Veis on hakanud suunama turistide liikumist läbi minu koduhoovi. Tegemist on erateega, millel pole avaliku kasutuse luba. Sa ütlesid mulle, et sa oled anti-veisvend üldiselt. No jah, ma nagu ei protesti selle vastu, aga ma tahan arvata, et mul ei lähe vaja. Äkki on mingi 10 autot järjest, kes kõik keeravad kuhugi jube veidrale teele, siis saad aru, et tõenäoliselt kõik kasutavad veisi. Eile ma taksojuhile, mul oli kiire ka, siis see veis näitas kuskile mutiauku jälle, siis ma ütlesin, et see paneb sooja sulle, et ära mine sealt. Navigatsiooniäppide puudustega on kokku puutunud ka saatesarjast üle ja ümber tuntud reisisel Onu Raiu. Ajaga nüüd meil natukene kiireks. Ole, kus ära sega vahele. Mina räägin praegu, lepime kokku, on ju. Ning just puudu olevad funktsioonid ajendasid teda looma ka iseenda navigatsiooniäppi. Tegelikult on mitu korda olnud seda, et ta lähen ühest linnatsest teise. Ta juhatab mind kuskilt kõrvalt mööda, kuigi tegelikult läbi linna oleks palju kiire. Algoritmid ei tea paraku seda tegelikku olukorda. Katsetaks niimoodi, et kõigepealt sina siis nii-öelda antiveisvennana proovid jõuda ühte sihtkohta ilma veisita ja ma proovin samasse kohta jõuda veisiga ja vaatame siis, kumb saab kiiremini ja mis teid pidi me kohale jõuame. No aga ladna. Meie eksperimendi sihtkohaks sai Noblessneri iseteenindusliku Rimi juures olev parkla. Aga kui enesekindlalt sa praegu Noblessneri suunas sõidad? Üsna. Ma muidugi ei tea, kas see kõige kiirem tee on, aga ma arvan, et on. No võt, mul on nagu täiesti null näiteks, ma juba õrna aimugi ja sellepärast ma kasutan ka veisi kogu aeg, sest mul ei jää meelde need teed. Aga minu jaoks kuidagi nagu imelik on, vaata, kui keegi igale poole sõidab sellega. Need, kelle navigeerimisoskused pole sama head kui Maidukil, vajavad tõenäoliselt siiski sihtkohta jõudmiseks mõne äppi abi. Kuid valikuid on palju ja üha enam neid kerkivad küsimus, kas veis on ikkagi selleks parim valik. Hands down, Apple Maps is probably my favorite. Sisuliselt põhimõte neil ikkagi kõigil sama, et siuke community navigatsiooni rakendus. No eks ta igal juhul on tark äpp. Oskagi, kuidas me siin võrdleme, et see Google Mapsiga, et ma ütleks, et see on nagu, et sa võrdled näpuga vaata. Ega veisel ju väga siukest paremat alternatiivi ka täna ei ole, et saaks öelda, et võt see äpp on palju turvalisem ja parem ja kasuta seda. Inimesed on millegi harjunud ja harjumusi on väga raske muuta. Kui tihti võrreldakse omavahel Waze'i ja Google Mapsi, siis tegelikkuses on Waze juba üle 10 aasta Google'i valduses ning spekuleeritakse juba aastaid, et äpid võivad mingil hetkel hoopis omavahel ühineda. Waze'il on ju väga palju argumente, miks seda kasutada, on ju, et küll on kiirem ja näed politseid ja kõiki see muidugi, jah. Sa saad vältida midagi, mis sees on, mida sa muidu ei teaks, et seal on. Üks peamistest argumentidest, miks inimesed Waze'i kasutavad, neib olevat see, et teada saada, kus asuvad politseipatrullid ja kiiruskaamerad. Kui nad näevad politseiautot, eks ole, siis nad võtavad kiiruse maha. Aga inimesed võiksid ju tegelikult ka kogu aeg õige kiirusega sõita, eks ole. Kuna maailm on natukene nagu algusest peale katkine koht, eks ole, siis mu moraalitunnetus ei pea ka olema nagu täiesti õige, et ei tähenda, et ma kellelegi halba teeks, aga mendid võiks ära märkida küll. Inimesed ei mõtle, et kui nad politseiauto märgivad, et see annab märguande ka joobesjuhtidele ja teistele rikkujatele, et tegelikult me ju seal tee ääres seisame sellepärast, et me võib-olla jälgime või otsime mõnda ohtliku käitumisega juhti, eks ole. Ja see, et politsei kuskil töötab, see on väga tore selles mõttes, et minul nagu vahet ei ole, kas ta on või ei ole. Vahest on pätti ka, kui on kirjas, et on politsei, siis ma ütlen, et enam ei ole. Okei, ma just mõtlesin, see on vist päris levinud, et inimesed natuke nagu trikitavad sellega. Pigem on jah see, et tavaliselt neid kihutajaid on ju suht palju ja siis kui nad näevad, et on politsei märgitud, siis nad võtavad kogu maha, eks ju, aga tegelikult võiks ju kogu aeg korralikult sõita. Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
kogu poleemika Waze'i ja politsei ümber on läinud nii kaugele, et spekuleeritakse, kas äkki kasutab politsei salaja ka ise Waze'i rakendust. Kas see on mingi nii-öelda ilukirjanduslik asi või on seal mingi tõepõhi ka all? Siin tuleb eristada, mis on sotsiaalmeedia ja mis on päris elu, et tegelikult päris elus kindlasti politseiametnikud ise seda maha ei võta, et mina lihtsalt pole küll näinud sellist asja. Politsei asukoht on vaid üks väikestest infokildudest, mida Waze kasutajaga jagab. Aga selleks, et seda kõike infot meiega jagada, peab ta teadma ka päris palju meie enda kohta. Ju salvestab kogu aeg sinu koordinaati ja seda, kus sa sõidad, kui kiiresti sa sõidad ja selle põhjal Google'i serverid arvutavad, et ongi niisugune kommuuni lahendus, et kui Waze juba on telefonis lahti või siin CarPlay's ekraanil jookseb, siis kogu see infovahetus juba käib. Waze'i rakendusest võib leida ka näiteks selliseid funktsioone nagu Invisible Mode ja Sleep Mode, mis mõlemad lubavad piirata seda, kui palju andmeid meie kohta jagatakse. Mul nagu endal tekib natuke kõhe tunne, et see on põhjusega loodud. Lõppkokkuvõttes seal ei ole nagu mingit vahet, et sinu andmed lähevad niikuinii sinna community Google'i serveritesse, eks ju, kogu see Waze on ju selles mõttes, ta ei ole nagu tavaline navi, vaid ta on nagu ühiskondlik navi. Need andmed lähevad ka peidetud moodis niikuinii sinna serverisse, lihtsalt jah, kui sa vahest näed siin Waze'i kaardi peal teisi Wazereid, siis sind teistele ei kuvata. Siin me näeme ka, keegi siin on kuskil praegu, et me ei tea, kes ta on, aga näeme, et keegi on seal. Avastasin, et ma saan siis ka vaadata, et näha, et kes siit just sõitis, saan peale klõpsata ja näen näiteks, et mitu aastat ta kasutanud on Waze'i ja mis kiirusega ta siis umbes sõitis. Aga muidugi ma pean ütlema, et selles mõttes tundub ikkagi väga turvaline, et tegelikult kui ma vaatan, et siin mingi üks Waze'i kasutaja on, siis ega ma ei saa aru, et milline neist 3 autost ta nüüd täpselt võiks olla. Aga samas, kui ma nagu mõtlen selle peale, et siit ikkagi saab mingit infot selle inimese kohta, siis natuke tekib küsimus, et miks võõras inimene peab sellist infot nägema? No mina ei kahtle väga nagu selles, või ei kahtle selle turvalisus, sest et jah, me peame ju kedagi usaldama ja keda me siis veel ei usalda kui suurt Ameerika ettevõtet, eks ju, kes ei taha oma kliente kaotada ja tahab, et tema teenus töötaks hästi. Lohutame ennast sellega, et kui keegi seda Google'i serverit häkib, siis Google ilmselt reageerib kiiresti. Ja no Plessnerisse igatahes, ma ütleks, jõudsime küll suht valutult ja kiirelt kohale. No muidugi. Üks minust oleks päris hea takso, ma arvan. Ja, oleks täitsa ainest küll. No, aga siin on tegelikult mitte, siis ma lähen närvid läbi. Juba antropoloogilisest huvist isegi võiks, jah, aga no nii. Ossa, no otse Rimi ette. Ole väga luks ju. Kuidas sul hetkel koomikuna tööd jagub on midagi tulemas? Mul tuleb veel paar seda investor koomast, Tallinn, Tartu, Pärnu, Võsu. Siis sul tuleb ka seda mööda Waze'i tuleb hakata kasutama. Jah, mööda Eestit sõitmist. See on juba sohvri mure, aga ma ei survesta teda ka, et ta ei kasutaks Waze'i, et las siis kasutab. Nii, ma jõudsin igatahes teiselt poolt just lähenesin. Timer kinni, nii vaatame siis üle. No kusjuures mul läks kaua. Kui Maidukil kulus Noblessnerisse sõitmiseks ilma Waze'ita 11 minutit ja 39 sekundit, siis minul läks Waze'iga aega 13 minutit ja 37 sekundit. Samas kui mu keskmine kiirus oli kiirem ja läbitud teekond lühem. Kui kiiremini kohale jõudmine ei päde, siis aeg-ajalt ilmub Waze'i siiski ka uusi funktsioone, mis püüavad kasutajaid enda poolele võita muude nippidega. Drive safe. Don't get distracted. Mis asi see on? See on mu isiklik teejuht. Näiteks sotsiaalmeedias on väga paljudes huvi tekitanud funktsioon, kus inimesed said enda teejuhi hääleks valida kõikvõimalikke erinevaid hääli ja salvestada isegi iseenda hääle juhendama. Turn left, jump. Hakkame sõitma. Hakkame sõitma. Mis mõttes sa sõitsid mööda praegu ju? Aga see ei ole piisav argument su jaoks Waze'i kasutada, et saad panna mingi toreda tuttava hääle endale. No see vist on viimane argument. Mingi Lohedraakoni filmi hääl oli ka ükskord, mis ma proovisin. Ütleme nii, et see oli päris naljakas, aga see mula oli nii pikk, et see lõpuks ei viitsinud kuulata seda. Viskab ruttu üle. Kogu aeg jutustas midagi. Vist meie see üritus sind Waze'i usku pöörata on natuke läbi kukkunud. Ei, ega see ei oleks mind ära rääkinud niikuinii. Mina teen rohkem vigu kui Waze, aga mul on hea meel, et ma täna roboti võitsin. Ja mul on Eesti inimestele öelda sellist asja, et kui sul ei ole nagu neid pikki puulaudasid vaja vedada iga nädal, et siis sa võid siukse pisikese autoga sõita vabalt ja sa ei pea endale Dodge Ram'i ostma.